Polemos! Pandon men patiresti. Pandon the Vasilevs. Kedus men Theusedikse. Dus de Anthropus. Dus men Thulus Episen. Dus de Leferus. Vahel küsib, on see võimalik. Ka madalusel on oma piir. Aga midagi on veel sellest piirist madalamat. Mingid veneerkastid ja mingid plakatid ja asjad. Ja siis on põhjendatud seda sellega, et just see kontrastsuse printsiip toob välja kaasa ja kunsti ja nii edasi, siis tuleb üks ilus pikk segane jutt. Vaadake vaid antiik-Kreeka võimsaid skulptuurportreesid filosoofidest. Need on tõe inimesed. Elu vales ei ole inimesele väärikas. Elu on lühike. Ma tulen siis, kui õige aeg. No see ei ole isegi häbematus enam, mitte siin jääb mulje, et on tegemist mingi puudega. Olulise, päris tõsise puudega. Või kuidas? Minema siin. Vale, 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 vale. Kuhu sa vaatad on vale, vale, vale ja valeta.
Võtame 2000 aastat tagasi see kohutav inimene Kristus, kellest küll paljud on teinud niisuguse ohutu Jeesukese. Kristus oli tegelikult kohutav inimene. Miks? Tema ajal oli 2 poliitilis-religioosset parteid, variserid ja saduserid. Ja Iisrael oli okupeeritud Rooma impeeriumi poolt, seega siis süsteem oli lihtne. Iisraeli väline impeeriumi keskne võim ja kohalikud võimuesindajad, kes pidid siis hästi läbi saama keskvõimuga ja hoidma oma riigis siis korda. Ja kuidas Jeesus Kristus nimetab siis oma aja poliitilis-religioossete liiti 2 partei saduseride ja variseride esindajaid? Mis sõnadega ta neid siis kohtleb? Ta nimetab neid lubjatud haudadeks, rästikute sigitiseks, vihasemaks madude sooks ja kõiki taolisi sõnu. See tuletab meelde meil lendu lastud ütelust moraalsetest värdjatest. Kõige lihtsam sõna oleks öelda vast jätis. Kristust ei löödud risti vagatsemise eest, vaid tõe rääkimise eest. Kas te kujutate ette poliitkorrektset Kristust, kes lipitseks variseride ees, kirjutaks avaldust nende parteisse astumiseks, selleks, et ka mingit karjääri teha? Seega ka kiriku ülesanne peab olema ühiskonnas tõe rääkimine, tõe väljaütlemine. See on tema üks ainsatest õigustustest sotsiaalses ühiskonnas. Siit ka küsimus, kas piiskopid peavad olema nagu Kristus või poliitiliselt korrektsed? Väga huvitav on jälgida diplomaatilistel vastuvõttudel inimeste käitumist, nende kehakeelt, nende miimikat. Seda eriti, kui nad vestlevad siis mõne tähtsama persooniga. Nad ei tea ise, kuivõrd alasti ja paljad nad sellel hetkel on, kui neid kõrvalt keegi tähelepanelikult jälgib. Lipitsemise vastandiks on tõeline respekt, mis võib väljenduda väga äärmuslikus vormis, aga ta on siiras. 8 aastat sõbrustasime Arvo Pärdiga ja kord me ei olnud 2 nädalat teineteist näinud. Ja siis kohtusime juhuslikult Vabaduse väljakul, tolleaegse kohvik Moskva ees. Ja kui Arvo mind nägi, siis ta ootamatult minu ette lasi põlvili, lõi otsaisise vasta maad ja hüüatas: "En näe inimest." Ma olin rabatud. Mõni hetk hiljem alles taipasin, et oleksin pidanud samaga vastama.
aga siis ta oli juba püsti tõusnud. Oli Nõukogude Liit. Ja nüüd on Euroopa Liit. Me võime monstrumi värvida teist värvi, aga olemuslikult jääb ta selleks samaks. Monstrumiks. See toru nagu neelaks endasse inimkonna biomassi. Ta palju rafineeritum ja hullem kui Nõukogude Liit. Mis maailm see küll on, kus me elame? Kas maakera on mingi teise tsivilisatsiooni põrgu või? Nõukogude ajal oli selle tõttu inimestel lihtsam ja kergem, et süüdlane oli alati võtta. Iga väiksemaski ebakõlas või ebameeldivuses elus oli ju kindel süüdlane olemas, see oli ju siis Nõukogude võim. Nüüd tekkis olukord, kus ei ole enam kedagi väljaspool süüdistada. Ja seega tuli tõde päevavalgele meie eneste kohta. Ja kui rahvas põgeneb omaenda lõpuks siis kas või nimeliseltki vabaks saanud omaenda riigist, siis hävitavamat otsust ei saa sõnades keegi formuleerida kui see, mis tegelikkuses toimub. Siit põgenetakse massiliselt ja paaniliselt. Orjale ei ole mõtet anda välist vabadust. Ta ei oska sellega midagi teha, sest tal puudub sisemine vabadus. Selle loo illustratsiooniks sobib väga hästi viimasel ajal üles kerkinud ühe poliitiku soov Eestis lordide koda teha. Selles muidugi väljendub ühelt poolt see arusaam, mis puudu on, aga siis on küsimus ka sellest, kus me siis lordid võtame. Aga üks ilus lugu on veel.
oli kuritegelik jõuk, kes tegeles organiseeritud korras kaubaautode röövimisega. Aga olukord muutus ohtlikuks ja tülikaks ja tuleb siis see jõuk kokku ja jõugu pealik ütleb, et meil tuleb otsustavalt muuta oma profiili, nagu see ilus ütelus on, ja muutuda seaduslikuks. Tänasest päevast nimetame ennast mitte enam transpordiga tegelevaks grupeeringuks, vaid poliitiliseks parteiks. Paneme oma nimeks õigluse ja hüve partei. Meie valimiskampaanias lubame kindlasti likvideerida igasuguse hädaohu autotranspordile ja teha sellega otsustavalt lõpp. Kuna raha meil on, siis me ilmselt võidame valimised ja meil on väga lihtne oma valimislubadust täita, sest meil ei ole tarvis enam tegeleda maantee peal kaubaautode röövimisega. Nii et see on üks niisugune näide sellest, mismoodi töötab see tänapäevaselt tihti mõistetud demokraatia. Kes on moraalne värdjas? Sõna, mis ka Eestis on lendu lastud. Teise sõnaga jätis. Kes on jätis? Jätis on moraalne värdjas. Sellega on see pimeduse ring nagu sulgunud. Kuidas sõnastada Eesti elufilosoofiat? Väga lihtne. 800 aasta jooksul on olnud Eestis 15 poliitilist võimu. Eelmisel sajandil oli võimuvahetusi pea 7. Sellel sajandil juba ka on toimunud. Sellest tulenevalt me kuulemegi seda tarkust, mis kõlab nii. Ajaga peab kaasas käima. Sümbolid on ääretult huvitavad ja olulised. Seal on väikeses märgis tihti kokku võetud rahvaste saatus, ajalugu. Ja kui mõtelda, mis iseloomustaks, ütleme viimase 70 aasta Eesti sotsiaalse ühiskonna olemust ja tema sisemist seisundit, siis see võiks olla niisugune skulptuurigrupp, kus pingi peal istuvad armsasti perekond Olga Lauristin ja Johannes Lauristin. Ja nende süles on väike lapsuke Marju. Ja selle skulptuurigrupi all on siis kiri tänulikult Eesti rahvalt. Kus see skulptuurigrupp võiks asetseda? No see võiks olla Toompeal, Riigikogu kõrval seal, kus nõukogude ajal oli Johannes Lauristini püst. Ei tea, miks see sealt küll ära võeti. Üheksakümnendate aastate alguses, kui elavnesid suhted väliseestlastega ja neid tuli hulgiga siia mitmetes valdkondades kaasa aitama, siis ühel koosviibimisel ühe üteluse peale ma reageerisin ja ütlesin, et aga see on ju vale. Ja väliseestlane karjatas selle peale öeldes, aga poliitiliselt korrektne. Kas saab midagi ülevamat, suuremat ja ilusamat olla emadusest? Sellest lähtuvalt tõsine küsimus, kes on need naispoliitikud, kes ei ole ühtegi last sünnitanud, kes seega ei taju ka õiget vastutust elu ees,
kuidas saavad nemad teha otsuseid, mis mõjutavad teiste elusid. Filosoofid käsitlevad tahet erinevalt kui elutahet lihtsalt, nagu näiteks Schopenhaueril. Nietzsche annab sellele hoopis teise varjundi. Ta räägib mingi kindla idee teostamisele suunatud tahtest. See tähendab, et inimese tahe või see ürgjõud suunatakse millegi eesmärgi eest tööle. Ja see muidugi on iseenesest väga õige, nii peab tegema, aga selleks peab see tahe olema. Vast kõige lühemalt võiks selle teema väljendada ühe minu Venemaa sõbra üteluse järele.
kui oli juttu sõnade tähendusest ja mõttest ja siis eks meie jaoks, meie kultuuris on ju see intelligent niisugune ääretult tähtis sõna ja see intelligent oleks nagu mingi eriline eliit ühiskonnas ja mida minu aristokraatne vene sõber ütles. Ta ütles niimoodi, et kui keegi nimetaks Puškinit või Lermontovi intelligentideks, ta karjatas selle peale peaaegu ja ütles, et see on solvang. Nad ei olnud intelligendid, nad olid aristokraadid ja seda öeldi niisuguse toreda plahvatusliku jõuga, ta lõi niimoodi käed ülesse. Et siin on väga lühidalt ja väga selgelt väga suured asjad ära öeldud. Minu tähelepanekutel üks intelligentide õnnetus, võib-olla see on ka spetsiifiline Eesti jaoks, et intelligent on see, kes teab, aga hoidku, et ta ei teeks. Nii kui ta teeb, siis ta ei ole enam intelligent. Nii et sellest, ausalt öelda nendest intelligentidest on mul elukogemuse tõttu küllastumine, ma intelligentidega ei soovi eriti suhelda. Aga mul meeldib vestelda maatööd tegevate inimestega, meistritega, kes kätega midagi teevad. Need on kuidagi hoopis teistmoodi inimesed ja realiteeti objektiivsemalt tajuvad kui need, kelle pea on igasugust pahna ja tsitaate täis. Rääkimata hetkel moes olevatest trendidest, nagu see sõna on. Üks tähelepanek elus on olnud korduv, kui on tegemist inimesega, kes on ülikooli lõpetanud, kraadid teinud, ülikoolis isegi õppejõud ja ta hakkab kirjeldama seda, kuidas temale külla tulles trollipeatusest tuleb tema majani tulla. Ja see kirjeldus, see seletus on niisugune, et selle seletusega küll ei oska mitte midagi peale hakata. See on niivõrd segane ja see seletus on pigem seletus sellest, et ta ei ole adekvaatselt võimeline seda olukorda, mis on iseenesest seal lokaalses geograafias, niivõrd lihtne kirjeldada. Ei saa hakkama sellega. Ja siis, kui sa suure vaevaga leiad lõpuks selle maja või korteri ülesse ja siis vaatad sealt tagasi trollipeatuse poole, siis ei ole lihtsamat asja maailmas enam olemas. See oleks olnud 3 sõnaga ära öeldav. Millest on tingitud niisugune abitus visuaalselt nähtava tegelikkuse täpsel kirjeldusel, lühidal, selgel, täpsel kirjeldusel. Ja siin ma olen näinudki seda intelligentide õnnetust, et kui on vaja tsiteerida ja meelde tuletada midagi loetut, siis saadakse veel hakkama, aga kui on tarvis ise näha, mõista, tunnetada maailma ja ise seda kirjeldada ja analüüsida, siis see oskus puudub. Siis on saamatus täielik. Siit ka selge see, miks endistel aegadel öeldi, et suhelda tuleb oma seisuse inimestega. Üks huvitav nähtus Eesti kultuuris on literaat, kirjanik. Seisuslikus ühiskonnas aristokraatia vasta sai ju hakata panema ainult mida. Mitme keele oskust, kirjutamist, näitemängu tegemist. Ja selle tõttu see ükskõik, mis sa kirjutad, aga kirjanikuks olemine tähendas, et sa kuulud mingisse juba niisugusesse välja valitute intellektuaalide, juba rahvast nagu kõrgemal seisvate inimeste hulka. See on paraku läinud kahjuks eestlastele ka kalliks maksma. Mina olen näinud seda literaatide edevust pealt, kuidas nad
ma olen näinud literaati, kes silitab sõrmega trükitult oma nime, seda nime seal selle paberi peal. See ardalt niimoodi lausa. Siis mul oli võimalus jälgida ka, kui Lennart Meri mulle luges ette oma mingist reisikirjeldusest ühe lehekülje. See lehekülg oli täiesti tavaline kirjeldus lõkke ääres istumisest, selles ei olnud midagi erilist. Kirjeldus ise ei olnud ka piisavalt minu palju lugenud inimese silmis midagi kunstiliselt eriti nii väärtuslikku või huvitavat või kujundeid täis ja paralleele ja allegooriaid. Ja siis ta küsib minu käest nii nagu tunnustust nõudes lausa. Noh, kas ei ole hästi kirjutatud? Mina vaikisin. Aga see arras austus trükitud kirjasõna vasta on ju ajaloos väga pika tagasiulatuva ajalooga. Oli aeg, kui kirjutati ainult käsitsi ja selle tõttu kirjutati ainult seda, mis tõesti oli tõene ja vääris kirjutamist. Selle tõttu omandas kirjutatud sõna erilise kaalu ja erilise väärtuse. Sealt on tulnud see niisugune aura tänase päevani peaaegu välja. Nüüd see on küll muidugi devalveerunud ja enam nii seda ei võeta, aga siiski palju on jäänud. Ja ta on jäänud Eesti sellesse mällu niimoodi sügavalt sisse ja mentaalsustüüpi, et kui sa ikka kirjutad ja sinu asjad on trükitud, siis tähendab, kui juba trükitud, siis sa oled lubatud, siis see on õige ja ma olen siis prestiižne ja tunnustatud inimene. Nii et see literaatide edevus on üks eriliik edevust. On muidugi teisi edevuse liike, igasuguseid. Küllap me leiame sealt oma edevuse liigigi üles, milles see on. Aga nii olen ma seda jälginud ja mõistnud, et see literaadi edevus on isegi sõltumata sellest, mida sa kirjutad, aga näha trükitult. See oli oluline ja on praegugi oluline. Aga et nii väikesel rahval on, mis oli 500 kirjanike liidu liiget, mina ei saa lugeda neid, sest sealt ei ole midagi lugeda. Ma ei tea kaasaja Eesti kirjandusest mitte midagi ja kui ma olen püüdnud lugeda, siis ma ei saa üle 2 lehekülje, sest ma näen, et seal ei ole midagi lugeda. Miks ma pean raiskama aega niisuguse literatuuri peale, kui ma võin lugeda Aristotelest, Aquinog Tomast, Anselmust, tõeliste mõtlejate teoseid. Aianurgas rooja hunnikul 1 000 000 kärbest sumiseb peal. Eemal roosiõiel üksik mesilane seal. Termin arvamusliider on lihtsalt uus nimetus, ütleksime, ideoloogilises riigis ideoloogia töötajale või propagandistile. Sisu on sama. Aga siin on muidugi tore vähemalt mõelda, et meil on olemas oma eesti keel ja eesti keeles kõnelemine ja nii kaua, kuni ikkagi Eesti Keele Instituut eesti keele puhtuse eest seisab, võib loota ka, et säilib mingi mõtlemise puhtus. Kes oli narr kuninga õukonnas? Selles väljendub ikkagi vajadus
kuulda tõde. Aga narri suus öeldult sai seda alati nagu naljaks keerata. Siin me näeme reljeefplaati narri pea 16. sajandist. Me näeme avatud pupille, pärani silmad, mis näevad tõde, ka silmaterad on välja toodud ja suu, mis selle välja ütleb, avatud. Samal ajal on näos ka mingi hirm näha, aga teda kaitsevad narrimütsi tutid. Selles mõttes paresiast ei ole narr. Ta ei varju narri rüü taha ega narri mütsi taha. Ta esineb kodanikuna. Mis on saanud ajaloos tõe rääkivatest rahvaste õpetajatest? Sokrates pidi mürki jooma. Üks teine mees, kes ütles, et tõde teeb vabaks, löödi risti. Ja niimoodi on nende saatus tihti olnud, aga kas vähem kui tõde on üldse inimolendile väärikas? Mis on sirgeselgsus? Inimese sõnade, füsiognoomika, tonaalsuse ja kehakeele vahel võib nii suur erinevus olla, et sõnad on ühed, aga füsiognoomika, kehakeel, need räägivad midagi muud. Kui on rasse ja kultuure, kus minu peakuju ja profiil on, ütleksin, sissepääsupilet sellesse maailma, siis siin Eestis elades ma olen kogenud paraku vastupidist. See on niisuguseks tõukumiseks saanud, mis tekitab paljudes esimesel pilgul nägemisega õudust ja hirmu. Huvitavad on analoogiad maailmas, ka meie arvates elutu maailmaga, ehkki elutut maailma ei ole. Kui võrrelda inimest näiteks terase või rauaga, raud ei karastu, teras karastub. See tähendab, et keemiline koostis või see algmaterjal on väga oluline ja inimese puhul on see sama. Üks inimene põleb tules ära, teine inimene karastub tules ja karastumisel toimub struktuuri muutus. Struktuuri muutus ei muuda ju seda materjali koostist, vaid et see materjal omandab teistsuguse struktuuri. No inimesed üldiselt kardavad ja õudustundega mõtlevad, kui neid kutsutakse kuskile riigiasutusse vestlusele või ütleme siis ülekuulamisele. Minul olid ka vestlused nõukogudeaegsete julgeolekuorganitega ja need tulevad mulle meelde alati kuidagi meeldivalt, sest need olid huvitavad vestlused, äärmiselt huvitavad. Ja nendega seoses ei ole mingeid negatiivseid mälestusi ei nende riigiametnike suhtes ega midagi muud. Et niivõrd oluline on inimsuhete maailmas see, kui sa ise oled mees ja ise oled karakteriga ja ise omad elementaarset jõudu ja julgust. Et need olid äärmiselt huvitavad vestlused. Ja midagi niisugust meelde tulles ebameeldivat seal ei olnud.
see oli üks huvitav elukogemus. Asi pole niivõrd hariduses, kui asi on kasvatuses. Mina olen kasvanud sõja ja sõjajärgsel ajal lapsepõlv. See oli karm aeg ja seda ajastut võib iseloomustada peale sõda kooli minnes, kuidas karastus teras. Ja see aeg tahtis kasvatada ja kasvatas ka terasest inimesi. Ei mingit lodevust, ei mingit niisugust lõtvust, vaid ideaalid olid hoopis teised. Ideaalid olid sõdurlikkus, karastatus, kangelaslikkus, kangellasideaal oli. Minuni on jõudnud ütelus, et seda meest võib vihata ainult selle profiili pärast. Ja keegi teine jälle ütles, Einar, see profiil on väärt, et pronksi valada. Mündi peale. Rabindranath Tagore'l on üks imeilus jutustus. India pühamees läheb mööda tänavat ja tänava prostituut kutsub teda ja ütleb, tule minuga, ma hoolitsen su eest. Ja pühamees vastab, ma tulen küll, aga mitte praegu. Ma tulen hiljem. Mööduvad aastad, vist ka aastakümned ja seesama tänava prostituut on vana naine, ta on paisetega kaetud, ta on haige, ta kerjab tänaval. Ja siis see India pühamees tuleb ja ütleb, nii, nüüd ma tulin, nüüd sa vajad mind. Kas ei ole see ilus lugu? Kas me kannatame välja tõde iseeneste kohta, meie kõik? Et ma inimesena kuulun ka inimkonda ju. Sama küsimus on ka ju iseenese kohta. Ethos on homo demo.